Esmaspäeval saab ilusa punkti teleseriaal Armastus ja selle raames oleme kutsunud endale külla Elisabeth Loigu, kes on lisaks näitlemisele ka väga-väga andekas tantsija ja sotsiaalmeedia inimene. Tere, Elisabeth! Tere! Ma mäletan aega, kui Lauri Pedaja sai peksa selle eest, et ta näitles filmis Klass. Inimesed ei teinud vahet tema rollil ja päris elu inimesel. Et kas sinu poole ka muidu tänaval on pöördutud kui Sandra poole või oled sa igati Elisabeth? No Sandra ma olen väga paljude jaoks selles suhtes. Enamus on need väiksemad lapsed, kes sellest vahest nii väga aru ei saa. Aga tegelikult see inimesed, ma olen pannud tähele enda mingite postituste all sotsiaalmeedias, et küsitakse, et kas ma olen päriselus ka nii kuri või kuidagi arvatakse, et ma olen ka selline ülbe ja sõiman kogu aeg lihtsalt. Et no tegelikult see on ikkagi ju roll, mida ma mängin, et seal on ikka vahe sees. Okei. Tartu Tervishoiu Kõrgkool aasta tagasi kirjutas sinust ühe vahva artikli, mille pealkiri oli järgmine, et tulevase õe tegemisi jälgib TikTokis 21 000 silmapaari. No esiteks, tänaseks on see arv juba 39 000, palju õnne. Aga mul on selline küsimus, et kas see muidu lause nagu esimene pool peab ka paika, et kas sa saad ennast nimetada tulevaseks õeks või praegu on juba karjäärivalikud liikunud kuskile mujale ikkagi? Ma käin praegu praktikal. Ja praktikal iga inimese põhiline küsimus on, et mis sa siis tulevikus, kus osakonda sa tööle tahad minna või mis sa mõtled. Ja ma ei ole mitte kellelegi osanud seda täpselt vastust anda, sest et õendus kindlasti meeldib, mulle muidu ma ei õpiks seda. Aga kuna hetkel on nii palju muid mingisuguseid huvitavaid võimalusi tulnud ja näitlemine on mulle tõesti väga südamesse pugenud, siis kui on varianti näitlemisega edasi tegeleda, siis ma kindlasti teeksin seda. Et mina olen võtnud seda niimoodi, et äkki on võimalik kaks asja ühendada omavahel, sest et praegu ma ju tegelikult ka, kui ma võtetel käisin, ma käisin samal ajal haiglas tööl ka ja koolis ka siis veel. Wow. Et kui oskad enda aega piisavalt hästi kuidagi planeerida, et siis ma arvan, on võimalik kõike teha. Okei, väga vahva. Kas see oli väga raske planeerida neid kahte asja kokku? No see oli väga stressirohke ja ma olin täiesti läbi põlenud selleks lõpuks, aga lõpuks ma otsustasingi, et ma pean haiglast töölt lihtsalt ära tulema praegu. Et enam ei jõudnud lihtsalt mitte midagi Ja kuidas see mõjus sulle? Haiglast töölt ära tulek või? See mõjus väga hästi ja ma olen praegu väga rahul sellega. Et ei kipu niimoodi tagasi hetkel vähemalt. Okei, selge. Teate, ma jälgisin sind ise TikTokis juba enne Armastuse seriaali ja olin väikene fangirl, aga ma mäletan, sa hakkasid populaarsust koguma, kui sa tegid järele neid Kälimeeste ja Kättemaksu kontori ja neid sketše. Vaatame ühte minu lemmik sketši korraks. Kuule, sorry, tead, ma sõin selle vorsti ära juba, nii et... Mis asja? Mis sa terve selle doktori vorsti lihtsalt panid klõmpsti korraga alla või? Enne pidu. No mis on siis, Lollakas oled või? Sa hakkad enne pidu mingit doktori vorsti kugistama või? No esiteks ma tahan teada, kuidas sul oli julgust selliseid videoid internetti postitada? Kuidas või kas sa mõtlesid selle peale või? No alguses ma ei tahtnud üldse mingisugust sükest sotsiaalmeedia sisu luua kuidagi, sest see tundus see TikToki maailm alguses tundus minu jaoks nii piinlik lihtsalt. Sest siis oli see selline koht, kus olid ainult mingid 12-13 aastased, kes tegid seal oma mingeid TikToki tantse. Aga kuidagi praeguseks hetkeks on see ju midagi täiesti teist, et seal kõik inimesed teevad sinna väga erinevat sisu. Aga ma ei tea, mul lihtsalt kuidagi ma tundsin seda, et need videod võeti kuidagi hästi soojalt vastu ja ma väga ei saanud sellist negatiivset tagasisidet üldse ja nagu ma olen ise ka sellise võib-olla veits kiiksuga huumoriga inimene, nii et ma mõtlesin, et ma olengi selline lihtsalt, et ma näitangi sellisena ennast nagu ma olen. Väga ju siis põhjusega. Mu viimane küsimus sulle oleks see, et kui raske nende tekstide õppimine nende TikTokide jaoks oli, sest ma vaatasin mõned, tundub tohutu töö. No alguses see oli võib-olla veits keerulisem, aga seal on, kui sa võtad näiteks, kui sa oled niisama näitleja, et sul on tekst ette antud, sa õpid oma laused ära, sa võid neid oma sõnadega öelda, aga seal TikTokis, kui sul on mingi fraas, siis see näitleja võib-olla seal vahepeal puterdab, siis ta kokutab.
ta võib-olla isegi hingamise sa pead täpselt samasse rütmi saama, et tegelikult see on suht keeruline, aga nüüd mul on kuidagi, ma ei tea, kuulan 1-2 korda enne ära, siis mul jääb enam-vähem meelde, aga ma teen ikka nagu ühe väikse klipi jaoks ikka piisavalt palju neid duubleid, et ma ise rahule jääksin selle asjaga lõpuks. Väga äge. Kuule, ma tänan sind intervjuu eest, aga meid praegu on ootamas Sander praktika laua juures, et sind proovile panna. Ma küsin, üks vaataja küsimus tuli meile ka muidugi, et kas Armastusel 3. hooaeg on ka tulemas? No see on kõige küsitum küsimus ja ma ütlen ausalt, ma ei oska vastata sellele. Okay. Me kõik on teada, aga ei ole hullu. Tere tulemast praktika laua juurde. Mäng on selline, et sulle on 0 tekst ees, selline näitleja 0 tekst, paneme su näitleja meistrilikkuse proovile. Igas topsis on üks kindel olukord, nii et see, mis topsi sa viskad, palli, see olukord tuleb. Sul on aega 30 sekundit, kui kõlab pasun, võid hakata viskama. Kas on küsimusi? Ma loodan lihtsalt, et teil saate aeg enne läbi. 3, 2, 1, läks! Oppa, no nii. Läheb, ei ole midagi. Läheb hästi. Siin ei ole midagi kaotada, sina või ainult visata. Ma üritan püüda siit kinni. Ei ole, läheb. Pane aga siin ausalt, ei ole mitte midagi. Ei ole midagi. Pane. Peaaegu. Siin lendad juba praegu laua pealt ära. Uni tuleb peale lihtsalt. 10 sekundit on jäänud. Ops, olemas. Päästetud. Nii, olukord on siis järgnev. Situatsioon. Lähed mehele teatama, et oled rase ja ootad kolmikuid ja siin on kirjas 5 harjutus läbi koos Sandriga, ehk siis ma olen sinu kaasnäitleja. Selge. Nii, võid siia astuda. Sina oled siis tekstiga number 1 ja mina number 2. Nii et Anett, sina juhatad meid sisse. Nii, ma annan teile stseeni, jah? Paar sekundit aega. Rolli sisse minna. Nii. Stseen. Tere. Tere. Kuidas läheb siis muidu? Pole viga. Kuidas endal? Ei ole viga, jah. Väga hea. Väga hea. Kuule, aga olgu siis. Ma ei tea. Stseen. Ma loodan, et siis kui teine pool on veidi nõrgem, on raskem, aga sellegi poolest me peame ka tänama, et sa tulid saatesse, siit on väike kommikarp meile, suured tänud, sa tulid ja ma sain proovile panna enda näitleja. Suur aitäh.